Piinad meksitada, näe. Selle koha peal, näe. Veri on siin maas. Ära kulmu. Näe, siin teda pekstigi. Selle koha peal. Ma nägin küll ainult tulesid, et ma ise elan siin lähedal. Kas oli mingeid karjeid ka kuulda või midagi? Mitte kui midagi. Siin Jõgeva raudteejaama lähistel peksid teisipäeva õhtul 2 alaealist neidu ja 1 noormees surnuks 49-aastase mehe. Praegu põlevad siin 4 küünalt, samuti on toodud siia valge tulbikimp. Esimeste tõendite alusel näevad uurijad mõrva sooritamises peamist rolli tüdrukutel, mistõttu on 15 ja 16-aastane neiu kohtuotsusega 2 kuuks vahi alla võetud. Mis nende neidude peas toimub, et mis paneb ühed noored neiud tapma inimest? Selle sama vastuse saamiseks meil praegu menetlus alustatud ju on, et mõista, et mis seal siis täpsemalt juhtus, et välja selgitada tõde. Margo olevat elanud siin samas Jõgeva sotsiaalmajas ja täpsemalt 2. korrusel ja tegelikult asub see tema elupaik umbes 200 meetri kaugusel mõrvapaigast. Kahjudest. Niimoodi ei peaks kellegiga minema. Noorte poolt jõhkralt surnuks pekstud Margoga varasemalt sotsiaalmajas koos elanud Aivo ja Aivar räägivad, et tegemist olevat olnud rahuliku meesterahvaga, kes armastas alkoholi pruukida. Mis te arvate, kas ta võis minna ise nende noortega tüli norima või? Mitte. Kindlasti mitte. Ta oli siuke suht, purjus peaga ta võib-olla ta võis öelda natuke halvasti kellegile, aga iseenesest ta oli siuke rahulik. Ta andsid talle peksa muidugi. Kui ta ütleb näita tissi, noh. Nii ei tohi öelda, purjus peaga oli ka. Arvad, et ta ütles nii või? Mina ütlesin nende jutt, võib-olla valetavad ka. Noored rääkisid nii või? Jaa, valetavad nagu nii. Ta oli poolenisti saint ka niimoodi, et tal üks pool oli vist insuldi tagajärjel või niimoodi oli ära ja kepiga käis ringi, et ta vaevalt kõndis ise, et kui ta läheb nagu norima tüli, kui ta ei seisa püstigi praktselt. No ja teadsin, ta oli 3-aastane tütar ka maha. Naine ka. Väidetavalt olid Marko tapnud noored mehega juba varasemast tuttavad ja tegemist olevat tavapärase mustriga, kus alkoholi anunevad noored otsivad kontakti alkoholilembeste täiskasvanutega ja ikka selleks, et suitsu ja alkoholi saada. See oli ka meil varem teada, et need inimesed aegad kokku ka puutusid nii avalikus kohas bussijaamas kui teistes Jõgeva linna kohtades. Tarvitasid siis koos alkoholi? No selliseid fakte meil hetkel nagu tõendada meil ei ole. Tegemist on juba mitmenda tapmisega viimase paari aasta jooksul ja kohalikud on kõigest sellest šokeeritud. No täna ikka jahmatas päris kõvasti see asi. Põhimõtteliselt, et see raputas kõiki tegelikult see. Nagu peetakse rahulikuks linnaks, eks ole, aga kuidas ma ütlen, natuke ikka hirmuäratav. Ma täna kuulsin kellegi käest, et ilmselt ikkagi tüdrukud olid narkootikumid tarvitanud. Kuna meil antud hetkel ühtegi toksilist vastet ei ole, millele seda öelda, kas see nii oli või mitte, siis me nii palju saame öelda, et neiud on meil olnud väärteo menetlustes küll menetluses. Ei tea hetkel, et oleks mõni narkoga seotud süütegu selle taga olnud. Antud kuritegu pandi toime linna üles pandud avalike kaamerate all ja sealt saadud materjal on politseile suureks abiks traagilise sündmuse täpsete asjaolude väljaselgitamisel. Et linnas peaks olema ju kõva turvalisus ikkagi. Politsei peaks rohkem väljas olema ja just parkides. Pargid on väga ohtlikud kohad tegelikult, ka noortele. Ma ise olen ka laste isa ja väga kardan selle pärast.